Oleme tagasi valimiskoolis, mille teemaks on, kuidas võita valimised ja tulla võimule. Eelmises osas rõhutasime poliitiku vajadust mõjuda normaalse inimesena ning tungida inimese privaatsfääri. Kõige parem on astuda valijaga otsesesse kontakti. Võite minna tema koju või oodata teda bussipeatuses. Kuid veelgi parem on leida valija nõrk koht, näiteks tema laps, ning rünnata sealt. Oodake mõnes turuväravas, kuid kindlasti mitte täis, vaid tühja õhupalliga. See annab teile võimaluse mudilase õhupall täis pumbata ning samal ajal tema vanemate ajusid loputada. Pange tähele, ärge laske palli täis hetkega, vaid törsutage oma masinaga pall täis võimalikult aeglaselt. Tehes vahepeal ka nägu, et masin ei töötagi või ma annan parem ilusama palli. Lapsevanemal ärge rääkida lubage. Kui veel 1990. aastate alguses püüdsid poliitikud korraldada rahvakoosolekuid ja astuda valijatele diskussiooni, siis tänasel päeval enam nii primitiivselt ei tegutseta. Valijaga debatti astumine on lihtsalt port sooja õhku, mis ei vii kuhugi. Ostke parem oma klient ära. Jagage talle näiteks erinevaid reklaamtooteid ja meeneid. Tikutopsid, kondoomid, võtmehoidjad, pastapliiatsid, konfekid, helkurid, lendavad taldrikud, stressipallid, tasuta liivvanuritele, jälgumihklid, taskupeeglid, taskulambid, kilekotid, šokolaaditahvlid, jääkaabitsad, uksesildid, rinnamärgid, taskukalendrid, kohvikruusid, kaitsev kätekreem, veepudelid, miniraamatud, kontoritarbed. Ärge laske end heidutada sellest, et valija ei vaja teie meeneid ega teie lubadusi. Mõlemad on ju tasuta. Küll nad need vastu võtavad. Ent millised peaksid olema teie valimisloosungid? Igasuguse valimiskampaania esimene kuldreegel kõlab. Eelistage lihtsaid, vältige keerulisi. Keeruline sõnum kõlab näiteks nii. Riigi eesthoolde asemel aitame kaasa ettevõtete sotsiaalse vastutustunde kasvule. Lihtne sõnum on, sina saad palju raha. Keeruline sõnum on, välispoliitikas peame oluliseks vastastikuste partnerlussuhete sõlmimist. Lihtne sõnum on, elagu Eesti. Teine kuldreegel. Ärge tulge lagedale oma ideedega, vaid siduge oma reklaamsõnum veendumuste ja väärtustega, mille puhul võite olla kindlad, et teie sihtrühm neid kindlasti soovib. Täitke publiku ootuseid, mitte ärge püüdke ise mõelda selle peale, mis võiks rahvale parem olla. Kolmandaks, loosung peab olema lööv, meeldejääv ja sisukas. Näiteks nagu ma tulen. Reformierakonna poolt jagatud kondoomidel. Või ka Keskerakonna loosung kohe hakkab kergem avalikes tualettruumides. Kuid fantaseergem korraks ning kujutagem ette, et Eesti valimised huvitavad ka kedagi välismaalt. Seepärast tõlkigem mõned Eesti viimaste aastate parteide loosungid mõnda võõrkeelde. Ordnung muss sein! Vali kord. Ein Volk, ein Reich! Eestimaa eestlastele. Platz sauber machen! Schnell, ihr Penner! Plats puhtaks. Kuid mille järgi loosungeid valida? Varem räägiti kampaaniates palju kollektiivsetest väärtustest, nagu demokraatia, sotsiaalne õiglus, haridus, ühtsus, turvalisus. Kuid viimased 10 aastat keskendutakse isiklikule kasule. Teiste sõnadega, rääkige rahast. Ent kuidas rääkida? Siin mõned näpunäited algajale propagandistile. Hitler väitis, et propaganda intellektuaalne tase peab olema kohandatud masside kõige rumalamale osale. Seega, teie poliitiline sõnum peab olema nii loll kui vähegi võimalik. Aga kuidas olla loll? Kõige töökindlam variant, proovige oma loosungit erakonnakaaslaste, näiteks noortekogu peal. Öelge näiteks, meie teeme poliitika puhtamaks. Kui aplodeeriti, siis on hästi. Kui mitte, siis olite veel oma erakonnakaaslastegi jaoks liiga intelligentne. Jätke meelde, et propagandisti eesmärgiks on anda inimestele ratsionaalsed, faktilised argumendid. Siin laua peal on raha hunnik. On mõned lihtsad abivahendid, kuidas propagandist tegutseb. Sildistamine, mille eesmärgiks on tabava väljendiga vastast alandada. Nimetada seda näiteks pimeduse jõuks, mõmmibeebiks, punateadlaseks või rikaste tallalakkujaks.
Teine abivahend on tunnustuse ülekandmine, mille puhul teie toodet reklaamib mõni tuntud inimene. Eriti osav on siin olnud Keskerakonna Edgar Savisaar, kes keset juulikuud, kui reformikad olid trennis ja maakad kalal, võttis Otepääl käevangu Andrus Veerpalu ja Kristiina Šmigunni ning palus neil kaamerasse öelda häid jõulupühi. Päike paistis kõrgelt ja kampsunites olümpiasangarid soovisid Keskerakonna valijatele ilusat jõuluaega. Või teine näide, demokraatia laulik Dima Bilan kohtub vahetult enne Tallinna kontserti Edgar Savisaarega ja hüüab siis oma teismelise publikule kontserdi ajal Edgar, это человек с глубокой душой. Veel üks tehnika on oma poiss olemine. Üritage välja näha ja käituda nagu tavainimene. See võib osutuda üllatavalt raskeks, kuid pingutage siiski. Kutsuge ajakiri oma magamistuppa. Käige lastega looduses jalutamas ja laske seda pildistada. Või tehke nii, nagu näiteks Andrus Ansip, kes on ajakirja Kroonika teavitanud oma suusareisidest Jaapanisse, rääkinud avameelselt oma täiskasvanud tütardest, kes talle endiselt issi ütlevad, ning kiitnud vabariigi aastapäeva pallil Üllar Jörbergi, öeldes, tema lood on väga hästi alati mõõdetud. Ei ole mingit vahepealset olesklemist ega uimerdamist. Kuldsed sõnad mehe suust, kes on muuhulgas öelnud, tööd on nii palju, kui ette viitsi võtta. Lõpetuseks mõned näpunäited poliittehnoloogiate kohta, mis tuleb kasutusele võtta siis, kui teid rünnatakse. Mida sellisel juhul öelda? Esiteks, saab olla ise parem. Peamiselt Edgar Savisaare taktika, kes näiteks ühes telesaates esitatud küsimusele, miks ta käis ringi, lintmakk põues ja salaja lindistas, vastas nii. Aga Siim Kallas varastas 10 miljonit. Teiseks, Kaika Kavello. Keegi, kes saadetakse rindele siis, kui asjad väga kurjaks lähevad ning kes annab vastasele kohe verbaalselt Kaikaga vastu pead. Näiteks Jürgen Ligi, kes aastake tagasi nimetas ühte ajakirjanikku, kes tegi ettepaneku saata riigikogulased suveks palgata puhkusele, nakatunud raipeks ja vammi täis majaks ning soovitas talle end põlema panna, kuna ajakirjanik ei armastavat Eesti riiki ning kogu Eesti poliitika olevat talle, nagu ütles Eesti Vabariigi rahandusminister, pohhui, nahhui ja kärbatanud pabul. Kolmandaks, seostamine millegi süütuga. Kui Mart Laar, keda lähemad kolleegid nimetavad patoloogiliseks valetajaks, oli sunnitud tunnistama, et ta tõepoolest lasi relvaga Edgar Savisaare pildi pihta, ütles analüüsiva selgitusena. Eks see minu poisikeselik temp oli. Seega, püssilaskmine teise inimese pildi pihta seostati süütu lapsepõlve maailmaga, mil kõik teed võimule olid veel valla. Selle õpetliku näitega lõpetame oma 2-osalise valimiskooli. Jätke meelde, valimiskampaaniat võib võtta vaevarika kohustusena, kuid tegelikult on see fun, sest nalja saab palju, mõtlema peab vähe ning ilmselt on tegu ainsa inimtegevuse valdkonnaga, kus idiotismi ja künismi tulemuseks on edu, rikkus ja võim. Uute kohtumisteni!